Viimasel ajal oleme meie saadetes teinud tolmuimejatest praktiliselt igal nädalal. Erand ei ole ka see nädal, aga ma tahaksin tolmuimejast rääkida pisut ebatavalisema nurga alt. Nimelt vahetada teiega või anda teile edasi ühte oma kogemust, et teiegi võib-olla saaksite häda korral niisugust kasutust tolmuimejale leida. Nimelt oli mul suvel remondi käigus vihmaveetorude, vihmavee kanalisatsioonitoru otste eest oli eemaldatud filtrid või need lehtrid ja üks töökas noormees lihtsalt avastas, et õue peal on killustikku, võttis oma mänguauto, sõitis siis selle killustiku koormaga sinna toru otsa juurde ja hakkas sinna torusse killustikku laduma. Ilmselt väga asjalik tegevus, sest looduses oli tühja kohta, küll aga ma ei ole kindel, et vihmavee süsteem, kui ta peab tööle hakkama või pidi tööle hakkama, siis enam efektiivselt töötaks. Kuidas see killustik sealt kätte saada? Ma olin just vahetult saanud omale uue tolmuimeja ja ma mõtlesin, et vaatame, mis nüüd masina võimsus ikkagi on, et kas ta suudab killustikku tõmmata. Paneme ta käima ja paneme suurema võimsuse peale. Toru tühi, vähemalt nähtav osa. Ja loomulikult on ka nüüd niisugune asi, et kuna see selline kanalisatsioonitoru või õigemini vihmavee ärajuhtimise toru on põlvega ja läheb horisontaalseks, see otsik ei kannata nagu nurga taha minna, aga siia võib ju lisa imemistoru juurde panna ja saab niimoodi ka nurga tagant kätte. Aga räägime natukene rohkem sellest tolmuimejast veel. Nii nagu juhendis kirjas on tegemist poolprofessionaalse tolmuimejaga, aga eks me ise tegijad, kodused ise tegijad oleme kõik sellised poolprofessionaalid, nii et selle koha pealt täiesti sobib. Garaaži, töökotta, miks mitte. Akumasin, tänapäeval ausalt öelda enam ei tahaks isegi mõelda selle juhtmega masinate peale, sellepärast kõik see juhtmete vedamine, see on selline natukene ebamugav pärast komistad, mida iganes. Heidame nüüd pilgu siia sisse. Nii, ma ütlen korpuse välja ja siin on nüüd tolmukott sees. Praegu tegemist oli selle killustikuga, mis oli praktiliselt kuiv. See tähendab, tolmukoti ma jätsin siia külge. Kui nüüd aga on tegemist sellise sodi või mustusega, mis on hästi niiske, siis on soovitav, et võtke see tolmukott küljest ära. Mida aga tuleb vee imemise puhul vaadata? Nimelt, võtke filter ära. Ja siin sees, selle otsiku sees, on üks ujuk. Näete, ta liigub siin sees. Sellel ujukil on nüüd üks selline väga originaalne tööpõhimõte ja asi on selles, et kui te peaksite imema vett või peaks tolmuimeja kogemata külili kukkuma, siis on oht, et vesi läheb siit mootorisse. Ujuk on seepärast, et kui see veetase tõuseb nii kõrgele, et ta võib hakata tungima juba mootorisse, siis ujuk sulgeb selle mootorisse viiva ava. See tähendab, masin jääb terveks ja korda ja te kuulete juba masina häälest, et nüüd ta enam ei ime, asi on turvatud. Paneme selle filtri ka siia tagasi peale. Kui on tegemist akumasinaga, siis võib-olla nüüd mõni inimene mõtleb, et kui aku hakkab tühjaks saama, siin indikaatorid näitavad juba seal ainult 1-2 astet, et siis jääb ka imemisvõimsus madalamaks. Tegelikult see nii ei ole. Imemisvõimsus püsib ettenähtud tasemel kuni
lõpuni. Nii et kui sisustate oma kodust töökoda ja teil veel ei ole seal tolmuimejat, mis oleks selline mugav kasutada, siis mõelge ka selle brändi peale.